Tere tulemast Välisministeeriumi mälusarja vestlusele. Meie tänaseks vestluskaaslaseks on kolleeg, kes tuli tööle välisteenistusse selle taasloomise algusaastatel ja töötas ühtekokku Välisministeeriumis kokku ligikaudu 28 aastat. Ta kuulus meeskonda, mis viis Eesti Euroopa Liitu ja ta juhtis osakonda, kui me liitusime Euroopa Liiduga. Ta on asutanud meie saatkonna Lissaboni, Portugalis ja töötanud suursaadikuna Taanis. Tere tulemast, Meelike Palli. Tere, Jana. Meelike, mul on väga hea meel täna ka rääkida sinuga koos sinu elust ja sellest, millega sa oled tegelenud ja seda kõike on väga palju. Kuid alustuseks ma mõtlesin, et kuna see mälusari ei räägi ainult nendest sündmustest, mis on olnud aastate taga ja ajaloos, vaid me jäädvustame tegelikult ka tänast päeva, et see on nagu hetkepildistus ka meie tänasest päevast. Ja täna me ei saa mööda sellest, mis toimub Ukrainas. Ja need sündmused, mis toimuvad Ukrainas, mõjutavad mitte ainult Ukrainat ja seda regiooni, vaid ka Eestit ja Euroopat ja maailma laiemalt. Ja sina, ehkki sa oled nüüd juba 2 aastat pensionil, siis kindlasti sa jälgid kõiki neid sündmusi, et kuidas sina näed Ukrainas toimuvat? Ja muidugi see Ukraina ongi, et hommikul esimene ja õhtul viimane asi, et ikka vaatad, et kas vahepeal on tõesti midagi veel eriti hirmsat juhtunud, aga vaatan mure ja ausalt öeldes suure ängistusega, sellepärast et ikka on kogu aeg selline tunne, et kas tõesti võib minna niimoodi, et Venemaa kogu oma selle jõhkruse ja vägivallaga ja valetamisega võibki siis peale jääda. Nii et ega mure on hinges, murega vaatan. Ja muidugi mõtlen siis meie tänastele tegutsejatele, mõtlen meie inimestele Kiievis ja nii et ongi, et kogu aeg mõtlen Ukrainale. Aga kuna sina oled olnud ka nende inimeste hulgas, kes on rajanud Eesti Välisministeeriumi sellisena, nagu ta praegu on, sisuliselt seda vundamenti rajanud ja neid alustalasid Välisministeeriumile rajanud ja sina oled ka selle välispoliitika kujundamise juures olnud päris algusest peale, siis kuidas sa praegu näed nüüd tagantjärele vaadates, ehkki muidugi me oleme ka selles protsessis kõiges veel sees, et kuidas omal ajal said need otsuseid tehtud, et kas meie nagu oleme oma otsused teinud õieti või hästi, kas meie oleme oma võimaluste aknad ära kasutanud? No nendes kohe päris esimestel aastatel ma ju ei olnud, ma ei ole näinud neid kuulsusrikkaid Toompea aegu ega nii et neid kõige esimesi samme ma ju kaasa ei teinud, aga tulin Välisministeeriumisse, see oli 92. aasta augusti lõpus ja poliitikaosakonda Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika büroosse siis tegelema Pürenee poolsaare riikidega, siis seal oli veel Küpros ja ka seal juures ja Kreeka. Ka see tööosakonnas oli ju just nimelt, nagu sa isegi ütlesid, eks ole, et nendele välispoliitika suundadele kaasa aitamine ja siis selle poliitika teostamine. Eks ma arvan, et ma julgeksin öelda, et seda tööd me tegime õhinaga, innukalt, pühendunult, aga sealjuures kohati ka kobamisi ja kogenematult, nii et eks see kõik oli, ütlesin ju, tegemise käigus õppimine. Aga nii nagu ajalugu ise ju pärast näitas, et kõigest sellest hoolimata, mis tehtud sai ju tehtud väga tulemuslikult. Ja ma arvan, et praegu meil võime ainult tänulikud olla sellest, et me oleme seal, kus me oleme. Et just. Me jõuame selle teema juurde, Euroopa Liidu ja kõige juurde, aga lihtsalt kui vaadata nagu lihtsalt aja perspektiivis, kui mõelda, siis need olid ainult 6 aastat tegelikult, 91. kuni sisuliselt 97. aastani, kui me otsustasime
sihikindlalt asuda teele Euroopa Liidu poole, et see oli ikkagi väga lühikene aeg, kui me need ettevalmistused ja nagu enda jaoks need otsused tegime. No, tegelikult ju ega avaldus Euroopa Liitu astumiseks ju Eesti valitsus juba novembris 1995 ja selle eel olid ju selleks ajaks samal aastal tegelikult jah, ju varem kirjutati alla assotsieerumisleping Euroopa Liiduga ehk Euroopa leping ja enne seda tuli veel ju oli vabakaubandusleping, nii et see kõik läks niimoodi sammhaaval, samm-sammult ja kuni siis jah, tulid need see 97 aasta. No igal juhul väga-väga lühikese aja tagant, et no seda küll, kui praegu mõelda. Aga tulles sinu elu juurde, siis nagu me ka rääkisime, siis igal lool on oma eellugu ja kõik saab kuskilt alguse. Et milline oli see pinnas, kus sina kasvasid ja kus kujunesid sinu vaated elule? Eluvaated, ma ütleksin, et need kujunesid ikka kodus, kui kodus. Ja aga see kasvukeskkond, selles oli palju kirjandust, luulet selle sees, oli teatrit, oli kultuurilugu ja ajalugu, aga ka loodushuvi ja kodus pidev jututeema oli lähiminevik, Euroopa käekäik, Eesti saatus, sest vanemad ja vanemate sõbrad olid ju kõik inimesed Eesti ajast. Nad olid ju kõik need kümnendid läbi teinud. Ja asjadest räägiti nii, sündmustest nii, nagu nad olid. Ega kõigest ju Hitleri, Stalini sõprusest enne, kui neist said siis üks vaenlased Molotovi Ribbentropi paktist, kõigest, eks. Ja seda, mida siis see Vene okupatsioon, eks ole, Eestis tähendas, mida tähendas maal kolhooside tegemine ja vanemad sõbrad olid Siberis istunud, eks ole, kes tagasi tulnud, oma laastatud sugulaste hulgas oli Siberisse saadetuid, nii et kõigest sellest räägiti, aga kodus siis kuulati ka välisraadioid, nii et ka jooksvad sündmused olid ju ka kogu aeg kõneaine ja eks siis kõike seda arutati ja eks niimoodi kujunes ju kasvades ka see suhtumine, eks ju. Nii et ega see oli, see suhtumine oli väga ühemõtteline, seal ei olnud ju midagi, et mismoodi sellesse Vene okupatsiooni ja tema kuritegudesse suhtuda. Aga jah, veel võib-olla siia juurde, et aga selle kõige juures see niisugune eluhoiak oli selline, et ega ka halbadel aegadel ei tohi lasta oma vaimu ja elujõudu murda. Et niisugust pikka vastupanu vaimu, sest kes see siis ju teadis, kui kaua tuleb veel vastu panna. Võib-olla tõesti, eks ole, nii nagu Runnel on kirjutanud, eks ole, et veel 700 aastat, eks. Et võib-olla, või see tähendab jalgul ainult 100. Nii et sellist pika vastupanu vaimu ja niisugust kolabrunioonlikku elamise trotsi, eks ole, et ei vannu alla ka niimoodi rasketel aegadele. Aga kust ikkagi niisugune see, kuidas teil ikkagi õnnestus sellist vaimu üleval hoida? Et ikkagi aastakümnete jooksul ju ja ümbritsevas elus toimus nii palju muutusi, et kuidas teil nagu oma perekonna sees isa ja ema ja vendadega õnnestus niisugust vaimu enda jaoks üleval hoida? Mäletan algklassides ja eks pärast ka kooli ajal, muidugi oli see ideoloogiline surve oli üsna suur ja kohati tuli siis seal ikka enda eest ka vapralt seista, aga ega siis kodu oli see kindlus ju, ega siis kõik see asi käis ju koduste arutelude, jutuajamiste ju filtrist läbi, sest kõik, mis päeva jooksul juhtus ja toimus, ega sellest kõigest ju pärast sai ju kodus läbi arutatud. Ja nii, et siis eks kodu siis süstiski, nii et ei ole midagi, et selg sirgu ja siis vaidled vastu ja eks saigi vaidled.
aga kas sina isiklikult julgesid uskuda, et Eesti saab kunagi uuesti vabaks? No eks see uskumine minul isiklikult tuli üsna viimasel minutil, sest ka veel isegi 80ndate teises pooles, no veel enne, kui juba need märgid olid üsna tugevad, et nüüd hakkaks midagi juhtuma. Et noh, eks ma hirmsasti ju tahtsin ja hirmsasti lootsin, et see kunagi ja kuidagimoodi juhtub. Aga sees oli see hirm, et äkki see ikkagi ei õnnestu. Ja nii, et ega ma nagu väga ei julgenud loota, aga tahtsin muidugi üle kõige, et Eesti vabaks saaks uuesti. Et parem on valmistuda kõige halvemaks, et siis tuleb just nimelt, jah, nagu öeldakse, et inglaste moodi, et valmistuda halvemaks ja siis on rõõm suur, kui see halb jääb juhtumata ja vastupidi, eks ole, et siis kui niimoodi ülemäära loodas, see on nagu nii valus ja see pettumus, kui see lootus luhtub. Et aga kuidas siis sa sündisid Tallinnas, elasid Tallinnas ja kuidas sa valisid endale ülikooli tee, et millist eriala omandada, kuidas sa selle valiku tegid? Pärast põhikooli olin ma täiesti raudkindel või täiesti veendunud, ma tahan saada füüsikuks. Aga olud muutusid ja noore inimese meel ka muutub, sest meil keskkoolis füüsikaõpetaja enam nii tugev ei olnud ja siis, kui tuli see ülikooli valiku otsustamine, siis hakkasin sõeluma, et mis see võiks olla. Oleksin tahtnud õppida itaalia keelt. Itaalia keelt kõrvalkeelena oli varasematel aastatel seal õpetanud Aleksander Kurtna, aga oli väike lootus, et võib-olla tal õnnestub veel mingi rühm võtta. Ta kahjuks ikkagi ei sündinud seda, aga siis oli mõte see, et lähen vähemalt inglise filoloogiasse, et siis sealt kõrvalt vaatab siis, et kuidas asjad kujunevad. Ja niimoodi, et alusse läksin. Aga miks just inglise filoloogiasse siis? See tundus nagu kõige loomulikum valik. Ja õppisid siis Tartu ülikoolis. Ja. Ja kui sa ülikooli lõpetasid, siis millised valikud sinu ees olid? Ja nagu siin selles samas vestluste sarjaski teised kolleegid on rääkinud, et sellest nõukogude ajal kehtinud sundsuunamisest. Ja kui siis lõpetamine kätte jõudis, siis ma olin juba ise ennetavalt uurinud Tallinnas maad, et kellel võiks näiteks teadusinstituutidel vaja minna inglise keele oskajad, eks meil teise keesel on saksa keel ka, et keelte oskajad siis ja ega oligi vaja, oli meditsiiniinstituudil ja oli küberneetika instituudil oleks olnud vaja ja ma sain nende juurest isegi ka kinnituskirjad kõik, et neil on ametikohad olemas ja neil oleks vaja. Aga kui siis jõudis kätte see suunamiskomisjoni päev ja siis see istung seal, siis muidugi ütlesid haridusministeeriumi esindaja, et neile see korda ei lähe, sellepärast, et neil on vaja täita õpetajakohad ja kuna Tartu Ülikooli suunamiskomisjon toimus pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi määramist, siis oli Tallinnas jäänud nii palju õpetajate kohti täitmata, et nad ütlesid, et nüüd Tartu peab selle puudujäägiga ära katma. Ja mind taheti saata Saaremaale Leisi keskkooli õpetajaks. No kuna minu valik ei olnud saada õpetajaks, sest oleks ma õpetajaks tahtnud saada, eks ma oleksin ju siis kohe sinna Pedagoogilisse instituuti läinud. Ja eks seal oli siis seda jagelemist üsna kõvasti selle komisjoniga, kuni siis ühel hetkel see haridusministeeriumi esindaja siis võttis ikka kuskilt mapi vahelt ühe paberi, et hea küll, et meil on siin ka üks rahvusraamatukogu või vabandust, siis ta oli ju Kreutzwaldi nimeline riiklik raamatukogu koht, sest enne seda läks ikka juba nii teravaks, et nad ähvardsid, et ma jään diplomist ilma. Ja
et kui ma sinna Leisi keskkooli ei ole nõus minema. Ja siis kursuse juhendaja juba siis sosistas mulle ka, et võtke see nüüd vastu, ma arvan, ärge enam vaidle. Ja noh, siis ma võtsin ja siis ma tulin Tallinna nii, et no täiesti sellise asjade käigu tulemusena sattusin ma Rahvusraamatukokku. See oli siis Kreutzwaldi nimeline riiklik raamatukogu, praegune Rahvusraamatukogu ja sinna siis sa läksid tööle 77. aastast kuni 92. aastani töötasid. Ja, et see aeg oli jah üsna pikk ja no või sealt lõpust näpistaks seal 1 aasta veel ära, kuni ma siis olin pärast õppimas, aga no niimoodi jah, võib öelda, et 92-ni. See töö, mida ma tegema sattusin, oli noh, alguses, mida ma päris esimestel kuudel tegin, ma isegi nagu hästi ei mäleta. Komplekteerimisosakonnas olin ma ja aga siis, kui ma jäin oma esimese lapsega koju ja tegelikult oleksin tahtnud, siis kui juba oli aeg nagu võtta selline, et võiks hakata ka nagu juba uuesti tööl käima, pakuti mulle tööd keemilise ja bioloogilise füüsika instituudist ja just sellise hästi sobiva kodutöö lahendusega. No, tänasel päeval kõlab, eks ju, väga ajakohaselt, sellekas pole. Aga siis raamatukogu ikkagi ütles, et ei, et sundsuunamine on 3 aastat ja nemad mind ära ei lase. Ja siis jällegi see vaidlemise peale nad siis lõpuks ütles, et siis me peame ise ka teile leidma sellise kodus töötamise võimaluse. No ja leidsidki. Aga muidugi see töö, mida ma siis kodus siis teha sain, see oli täiesti mehaaniline. Aga see sobis mulle selle poolest, et ma sain ju olla lastega, siis sündisid järgmised lapsed, sain olla lastega kodus. Aga muidugi see töö, mida ma tegin, see tänapäeval keegi ei usukski isegi, mida ma tegin. Et ma tegelikult tegin, ütleme, niisugust Exceli tabeli tööd. See tähendab, ma panin venekeelset trükikaarti tähestiku järjekorda. Ja siis ongi, et sõbrad naersid, et kallist arvutit saab raamatukogu endale lubada. Ja need olid sellised ajad, kus esiteks oli sundsuunamine, et sa ei saanudki, tänapäeval on see täiesti nagu hoopis teistpidi kõik. Ja teiseks, et kui sa lähed inglise filoloogs, sundsuunamine vene keele katalooge järjekorda panema, et niisugused olid need ajad. Aga siis see aeg oli ka niisugune, kus paljud inimesed lisaks oma põhitööle tegelesid veel mitme muu asjaga ja sina tegelikult ka jätkasid oma tööd tõlkijana. Ja sa tõlkisid inglise keelest mitmete autorite töid nagu Peter Brooki, Robert Payne'i, Gerard Tarlelit, kuid sa tõlkisid ka portugali keelest Jorge Amado ja Fernando Namora. Et kuidas tekkis sulle inglise keele kõrvale ka huvi veel portugali keele ja kultuuri vastu? Tõlketööd alustasin ma kõigepealt näidenditest ja siis tegin teatritele mõned asjad ja siis veel ka ajakirjadele mingisuguseid väiksemaid kaastöid. Aga selleks, et kirjastustes nüüd ikkagi juba raamatutega löögile pääseda, oli selge, et inglise keelest on professionaalseid tegijaid nii palju, et ega seal noorel ülikoolist tulnul nagu väga kerge sinna vahele mahtuda ei ole. Aga seal tõlkijate ja toimetajate ringkondades suheldes ja liikudes siis oligi itaalia keele tõlkija Anne Kalling ja Loomingu Raamatukogu toimetaja Tere Kuusik soovitasid, aga täiesti katmata valdkond on portugali keel praegu. Aga võtad portugali keel, aga kuidas see portugali keel? Anne Kalling siis kinkis mulle raamatu õpiku Sama učitelj portugalskого jezika. Eks ma siis läksin selle raamatuga koju ja hakkasin siis otsast portugali keelt õppima. Hiljem sain ma ka sellise kassettide ja õppematerjalide
paketi Linguafone'i oma, nii et siis lisaks sellele grammatika tarkusele või nii-öelda keele põhialuste omandamisele, siis sai ju ka, eks ole, juba ikkagi kõlavat keelt ka niimoodi kuulata siis kõrvaklappidest. Ja kas sa siis alustasid portugali keele õppimist vene keele baasil? No ega see õpik jah, ega siis eesti keeles portugali keele õpikut ei olnud. No, siis sõnaraamatu sain oli portugali inglise ja siis, siis kui ma ikkagi olin juba üksjagu järje peal selle asjaga, siis pakutigi juba võimalus siis teha seda Fernando Namora raamatut, tegin selle proovitöö ära ja öeldi, et no ega midagi, et nüüd siis tee raamat lõpuni. Aga kui palju oli sel ajal Eestis portugali keeleoskajaid, et kas sa tead umbes? Ega väga ei olnudki. Et aga ega õpetajad, kelle juurde minna õppima ei olnud küll. See on ikka täiesti hämmastav ja see oli ka huvitav, et tegelikult ju ega inglise keelt ei saanud niimoodi õppida, et seda oleks võimalik olnud praktiseerida. Et isegi inglise keelt. Et kuidas sul inglise keelega oli, et millal sa esimest korda inglise keelega sattusid? Aga no siis oligi, et said need kaks asja portugalis keeles tehtud ja siis kuidagi hakkasid juba tulema need ingliskeelsed tõlked. Ja siis tegelikult nihkusingi juba nagu kergema vastupanu teema, sest ega see oli üks igavene pusimine muidugi see portugali keeles tegemine. Aga kuidas, kui sa sattusid keelekeskkonda, nii portugali kui ka inglise keelekeskkonda, siis juba hiljem, siis missugune tunne see oli, et kui sa nagu kuuled neid inimesi rääkima, et kas see oli hea keel, mille sa olid omandanud? No portugali keelega selle Linguafone'i materjalide pealt, eks siis tundus endale küll niimoodi, et aastakümned mööduvad, aga Linguafone jääb. Eks see kõik natukene niisugune aegunud keelekasutus oli. Aga ingliskeelsesse suhtluskeskkonda sattusin ma ju alles 92. aastal, kui ma Portugalis oli, siis seal tekkisid tuttavad, kus suhtluskeel oli siis inglise keel. Ja seal oli väliseestlasi ja väliseestlaste segaperekondi ja nende sõpru ja tuttavaid. Aga jah, eks see inglise keel oli ka, ta oli niisugune raamatu ja kirjandusteoste inglise keel, nagu seda Tartus õpetati. Ja eks siis see tegi sõpradele seal omajagu nalja muidugi, et kus see niimoodi kõlas võib öelda snooblikult nende kõrvadel. Aga Portugali sattusid sa siis, kui sa läksid õppima Lissaboni ülikooli? Jah. Et kuidas niisugune võimalus sul avanes? Selle stipendiumi tekkimise päris alguse otsa, ma arvan, oskab Mart Armak paremini ümber jutustada. Aga minule räägiti, see oli 91. aasta varakevadel umbes, et ongi, et Portugalis Calouste Gulbenkiani fond on eraldanud või otsustanud eraldada 2 stipendiumi Eestisse ja üks oleks siis kellelegi, kes on tegelenud või tegeleb portugali keele ja kirjandusega. Et kuna siis peale minu neid Eestis parasjagu rohkem ei olnud, siis on seda inimest ka raske otsida. Aga siis Eesti Instituut vahendas seda stipendiumi ja nii ma selle sain ja said siis suve poole saadetud ära kõik täidetud paberid ja asjad ja sain siis vastuse sealt, et väga tore, et ootame teid õppima siia. Ja siis sa õppisid seal umbes aasta? Ütleme üks akadeemilise aasta, jah. See oli novembrist 91 kuni siis juunini 92 ja juunis tulin tagasi. Ja siis saidki sa kutse tulla tööle Välisministeeriumisse? Jah, kui ma tulin sealt õppimast tagasi, siis hakkas üks, teine ja kolmas inimene rääkima, et oi, et kuule, aga sinu õige koht oleks Välisministeeriumis. No ma ei tea, eks see suutma oli niimoodi, et oi,
et ma nüüd ei tea. Aga kuni siis ja räägiti, et olekski vaja just kedagi, kes tegeleks Pürenee poolsaare riikidega. Ja siis kuni ma ühel päeval saingi siis telefonikõnega endale ka konkreetse pakkumise ja olles siis kodus natukene arutanud, siis leidsime, et korraldame selle elu siis niimoodi, et saan hakata iga päev tööl käima. Ja kuidas, missugused sinu muljed olid Välisministeeriumisse tööle tulemisel, need esimesed muljed, et sa tulid ikkagi küllaltki teistsugusest maailmast? Jah, sest ma arvan, et mu võttis seal alguses vastu selline inimene nagu Veiko Jurisson, keda kahjuks nüüd ei ole meie hulgas enam, aga ja eks siis alguses muidugi täidad need esimesed paberid seal ära ja siis sattusin ma ühte tuppa Tiina Antelmanniga. Ja büroo juhataja Andres Toomasberg oli siis Pariisis Malle Talvetit asendamas. Ja kui ma siis istusin ja kuulasin ja vaatasin, kuidas siis Tiina koostab mingisugust paberit Toomasbergile sinna Eesti-Vene piiri ja Vene vähemuse ja kõige selle kohta, siis minu aukartus ameti ees paisus nii suureks, et kui ma õhtul koju jõudsin, ma olen täiesti omadega läbi. Aga eks siis niimoodi see teekond algas ja eks ma siis sammhaaval tuli seda julgust ka juurde. Ja see oli ühe pika teekonna algus. Ja sa töötasid kõigepealt siis Lääne-Euroopa büroos ja poliitika osakonnas, et siis päris alguses 92 kuni 97 ja üheks teie ülesandeks oli ka teha kõik selleks, et Eesti saaks kutse Euroopa Liitu ja Eesti oleks valmis siis ka Euroopa Liidu läbirääkimisteks ettevalmistused tegema. Et kuidas sa kirjeldaksid, et mida sina seal tegid või mis olid sinu jaoks tollel ajal need kõige erilisemad või tähtsamad sündmused, mis sulle meelde on jäänud sellest ajast? No, ega meie ülesanne seal poliitikaosakonna teises büroos oligi siis nende Eesti suurte suundade, lääne liikumise suurte suundade siis võimalikult edukas teostamine kahepoolsete suhete kaudu siis nende riikidega, kes seal meie büroos olid. Aga alguses, kui ma olin ju ikkagi tegin tavalist lauaametniku tööd ja siis vaatasime, et kuidas siis kas annab korraldada mingeid visiite ja kuidas kõige rohkem tuli ikkagi valmistada ette siinseid kohtumisi. Suursaadikud katsid meid enamasti Helsingist ja kui nad käisid, siis tuli ju siin Tallinna kohtumisi ette valmistada aga meenub ka, et Kreeka saatkonna asejuht oli noorem, hästi energiline ja aktiivne Normas ja temaga sai käidud küll siis ikka Narvas ja kõike seda Ida-Virumaa ja seda kanti talle seletatud ja kõikest Eesti ajalugu ja siis teinekord tahtis ta minna Tartu, nii et temaga me tegime ka neid selliseid Eestiga tutvumise reise. Välisvisiitidest esimene oli mul meeles oli Trivimi Velistega Lissaboni. Ja see oli hästi meelde ja visiit. Ma ei tea, Portugalist on mingi selline eriline oskus kuidagi külalisi vastu võtta nii, et nad sealt kõik hästi rõõmsal meelel lahkuvad ja pärast veel aastaid meenutavad, et milline see visiit oli. Aga ikkagi ütleme see töö seal poliitikaosakonnas oli suuresti ikka ka just nende suurte poliitiliste suundade konkreetsete lahendustega niisugune otsimise ja selgeks arutamise ja vaidlemise töö. Ja need olid ikka väga põhimõttelised arutelud, mis tegelikult tol ajal olid. Et need olid ikka tõesti sellise suure pika laia tee alguse esimesed sammud, et kuhu suunda sa need sead, et väga põhimõttelised otsused. Ja see oli ka see aeg, kus tegelikult Euroopa Liidu suunal väga palju inimesi ju ei olnud, et olidki ainult mõned inimesed, et enamus töötasidki riikide
ka kahepoolselt, et need kahepoolsed suhted olid peamised, kuidas välispoliitikat tehti. Ja siis 1997. aastal otsustati, et selleks peale seda, kui komisjon oli teinud soovituse, et alustada Eestiga teiste seas liitumisläbirääkimise Euroopa Liidu liikmeks saamiseks, siis võeti ka meie majas vastu otsus, et kindlustada siis, et Euroopa Nõukogu otsus 1997. aasta lõpus tuleks Eestile positiivne, siis otsustati avada mitmed uued saatkonnad ja sind saadeti missioonile avama saatkonda jällegi Lissabonis. Et kuidas sa kirjeldaksid oma missiooni või seda aega, kui sa siis esimesena avasid Eesti saatkonna Lissabonis? Jah, see oli välisminister Ilvese strateegia, et tuleb need saatkonnad sinna nendesse Euroopa Liidu riikidesse, kus meil ei olnud esindusi, et tuleb sinna rajada. Ja eks seda minekut on vist Indrek Tarand pärast kirjeldanud niimoodi, et jah, et läksid kaasas laptop, mobiiltelefon ja veel üks kolmas asi. No see kolmas asi oli $2. Nii et sai ju maandutud tühja koha peale ja hakatud vaatama, et kuidas see esimese asjana muidugi kõik kogu see saatkonna registreerimine ja kõik need dokumendid korda saada. Ja selle järel siis ikkagi saatkonnale ka oma see keha tekitada, see tähendab, pidi olema oma aadress ja oma asukoht ja iseendal ju elamise koht. Ja 1,5 kuud töötasimegi ju alguses minu kodus elutoas. Aga siis käisin Tallinnas, võtsin oma 2 nooremat last kaasa, poisid vanuses 9 ja 13 ja eks nii see suur seiklus siis sealt edasi kulges. Aga selle missiooni see tegelik eesmärk, miks sinna mindi, et ega meil ei tule lihtsalt sinna mingit kontorit tegema, vaid selleks, et ikkagi siis kõigi sama nende võimalikult paljudes kohtumistel ja rääkida siis üle see Euroopa Komisjoni arvamuse põhjendatus ja korrata üle Eesti hoiakut, et laienemise otsuste põhimõte peaks olema igal juhul just kriteeriumide põhine ja mitte geograafiline, vaid et ikkagi see, kes omadega on ja nii nagu komisjoni hinnang oli see olnud, eks ole, et omadega ikkagi piisavalt valmis, et saaks alustada juba liitumisläbirääkimisi, et siis selle järgi tuleks ka neid riike hinnata ja see otsus langetada. Ühesõnaga tuli kindlustada Luksemburgi tippkohtumiseks 1997. aasta lõpul siis portugallaste toetus. Meil on siin ka teise tulemise raamatust üks pilt, mis on täiesti klassikaline pilt selle kohta, kuidas avati saatkondi ja need nimetati ühe mehe missioonideks, ühe naise missioonideks, kus siis sisuliselt lihtsalt pappkastide otsas ja arvutiga lihtsalt töötati ja tavaliselt tehti ära ja sina kindlasti tegid ära mitte lihtsalt ühe inimese ja mitme inimese töö, vaid võib-olla isegi ka 10 inimese töö, sellepärast et nagu sa ütlesid, et see ei olnud mitte ainult saatkonna avamine, mis on alati väga raske, vaid just, et kindlustada ka veel toetus, et Portugal toetaks seda otsust, et Eesti võiks alustada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. Et kuidas sa näed, tollel aastal, nagu sa ka oled rääkinud, et tollel ajal üldse väga palju oli diplomaatide töö seisnes selles, et rääkida Eestist ja rääkida üldse, kus me oleme ja kes me oleme ja et me oleme Euroopa osa. Ja sulle kindlasti tuli väga palju kasuks, et sa olid seal juba varasemalt Portugalis õppinud ja et sa tundsid ka keeli ja erinevaid kultuure, et kuidas niimoodi Eestist minna kaugelt
noh, meie sellise otsekohesusega, ja siis teha teistele selgeks, et kes me oleme ja miks nad peaksid meid toetama, et miks peaks Portugal meie otsust toetama. Et kas sul oli selle võrra kergem või vastupidi, et võib-olla oli mõne võrra hoopiski keerulisem siis selle võrra portugallastega suhelda või kuidas sa seda ise hindad? Nii nagu minule see asi tundus, oli ikkagi see, et see varasem seal viibimine, need õpingute kuud olidki nagu see ettevalmistus sinna minekuks. Selles mõttes, et seal orienteeruda, hakkama saada, suhelda, ma ei kujutan ette, kuidas see teisiti oleks, et kuidas ei oska keeldi, aga noh, eks teised on saanud võib-olla ka teisiti hakkama ja et ma ei taha seda nüüd ka kuidagi üle tähtsustada, aga nii nagu see mulle tundus küll, et no ka ainuvõimalik, aga tunne sinna seal linnas maandus oli muidugi, et kodulinn Lissabon ja eks see muidugi säästis ju ka aega ja energiat, ei pidanud ju otsima, et mis ja kus on või üldse kuidagi niimoodi linna kohanema, see kõik oli ju olemas. Ja kuna ka ju ega siis minister Ilvese suunis oli see, et ega tema tahtis, et ju mindakski ja siis nende keeles, nendega räägitaks sellest, kuidas Eesti liitumine kuidagimoodi Portugali seniseid võimalusi Euroopa Liidus ei kahanda ja kuidas ta pigem seda neid tugevdab ja parandab kogu selle Euroopa enesearenguga koos. Siis saigi ju käidudki ja siis nende keeles, nendega räägitud kõigis niimoodi võimalikult paljude siis inimeste ja asutustega. Et kas sa mäletad näiteks, mida kõige rohkem küsiti või millest oli vaja kõige rohkem rääkida? Ei, neid küsimusi õieti ma ei mäleta küll, aga seda, et ega seal mingit lausa jäämurdmist ei olnud vaja teha, sest portugallaste suhtumine oli selline, et kui komisjon on ikkagi oma sellise hinnangu andnud, siis nemad on sellega nõus ja kuna portugallastele endale Euroopa Liiduga liitumine oli väga suur asi selle poolest, et see oli neil demokraatia kindlustamise ja arendamise võimalus või see tugipost, millest kinni hoides seda oma ühiskonda demokraatlikult edasi arendada, siis Euroopa Liidu liikmelisuse tähtsus oli neil väga tugevalt tunnetatud ja nii, et ega jah, just seal täiesti nüüd midagi kuidagi mingisugust meelsust muuta ju vaja ei olnud, aga küll aga ikkagi kõik üle rääkida ja üle kinnitada, et ka juhul, kui võib-olla mingid teised riigid võiksid kuidagi hakata seal kahtama või teistsuguseid mõtteid äkitselt väljendama, et siis Portugal on igal juhul siis meiega ja meie poolel. Ja see missioon oli väga edukas. Eesti sai siis ka Euroopa Nõukogult otsuse alustada, et Eesti võib alustada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja seejärel siis naasid Tallinnasse ja töötasid Euroopa Liidu teemadega kokku 7 aastat. Nii Euroopa integratsiooni osakonnas nõuniku ja büroo direktorina kui ka hiljem Euroopa Liidu osakonna peadirektorina. Ja see oli väga suur muutuste aeg selles mõttes, et käisid läbirääkimised ja mul on meeles kunagi Alas Treiman ühes artiklis kirjutas, et see oli selline aeg, kus Euroopa Liidu liitumisläbirääkimised, kus tegelikult Eesti sai nagu sellisest mentaalsest eraldatusest lahti, et me saime mitte ainult tehniliselt ja poliitiliselt, vaid ka vaimselt see suurema Euroopa osaks, mitte mille osaks me olime enne pürginud.
kuidas sina seda aega näed, et ja mida teie büroo ja mida sina peadirektorina tegid ja missugused võib-olla kõige niisugused olulisemad hetked sinu jaoks olid selles 7-aastases töös? Jah, Euroopa integratsiooni osakonnas olin ma siis selles Euroopa Liidu üldküsimuste büroos ja need 2 suurt liitumiseelset just teerada või tegevusvoogu olid ühest küljest läbirääkimised konkreetsete peatükkide valdkondade üle ja seda läbirääkimiste bürood siis osakonnas juhtis Karin Rannu, osakonna peadirektor oli Katrin Saarsalu, aga jah, see üldküsimuste büroos siis meie pidime hoolitsema selle eest, et see teine liikumise või lähenemisvoog, mis tugines Eesti ja Euroopa Liidu vahel kehtinud assotsieerumislepingule, et ja mille jaoks olid siis loodud oma struktuurid, assotsieerumisnõukogu, see oli ministrite tasemel, assotsieerumiskomitee, et hoolitseda selle eest, et siis nendeks kohtumisteks oleksid siis kõik teemad ette valmistatud ja nendel kohtumistel siis jälgiti või kogu selle protsessiga jälgiti Eesti üldist liitumiseelset arengut ja siis järjest kasvavat valmisolekut siis saada pärast juba liikmesriigiks. Kord aastas koostas Euroopa Komisjon kandidaatriikide kohta ka eduaruanded, siis meie büroost käisid ju ka läbi siis kõik need materjalid, mis siis olid sisendiks ka sellele aruandele. Palju oli tööd dokumentidega, paberitega, et saada neid siis ka sellisesse mahtu ja vormi ja sõnastusse, et siis vastaksid ka kõige paremini lugejate, Brüsseli poolsete lugejate niisugust lugeja sõbralikkusele või selles mõttes, et oleks info võimalikult kiiresti ja kergesti leitav, et need paberid ei oleks liiga pikad ega lohisevad või et oluline tuleks kiiresti kätte ja sellist tööd oli üsna palju ja muidugi osalemist Eesti-siseses koordinatsioonis oli ju loodud kõrgemate ametnike nõukogu Euroopa Liidu, see oli Eurointegratsiooni büroo juurde ja nii, et seda koostööd teiste ametiasutustega oli palju. Aga kogu protsess Euroopa Liidu liikumiseks üle 9 aasta võttis see kõik kokku, peaaegu 10 aastat. Mis oli see hetk sinu jaoks, mida sina kõige rohkem rõõmustasid, mille üle või mida sina tähistasid, et see, kui juba Eesti liitus Euroopa Liiduga 18 aastat tagasi, see juba oli niisugune nagu juba lihtsalt fakti registreerimine, aga tegelikult otsused ju tehti kõik varem või mis oli see hetk, kus sa tundsid, et me oleme suure asjaga hakkama saanud või tundsid mingit õnne või rahuldust sellest, et mida on tehtud kogu selles pikas protsessis, milles sa osalesid? No eks see kõik tuli niimoodi libamisi, võib ju öelda, et see ja ka selles samas assotsieerumis nüüd läheb niisuguseks kantseleikeeleks kõik see vägisi kätte, aga just nimelt, et selles tegevusliinis voos selles üldpildi jälgimises ju sulandusidki lõpuks ega tegelikult needsamad
assotsieerumiskomitee ülevaated, eks ole, liitumisvalmidusest ja siis läbirääkimised lõpuotsas need sulasid ju üsna kokku, sellepärast et ega see Eesti reaalsus oli ikkagi üks ja seesama, eks ole, et ainult, et lihtsalt need tegevusliinid olid nagu kaks eraldi, need sulasid lõpuks ju üsnakesti kokku ja seda mööda, kuidas siis need läbirääkimistel jäi asju aina niimoodi vähemaks ja vähemaks ja eks selles assotsieerumiskomiteede arutelus jäi ka teemasid järjest vähemaks ja vähemaks, siis hakkaski saama selgeks, et ega jõuabki ju järjest lähemale, kuni ju siis liitumisleping kirjutati alla 2002. aastal, alla kirjutati ta 2003. aastal, aga läbirääkimised loeti lõpetatuks 2002. aastal. Selle hetke juures Kopenhaagenis ma ei olnud, kui siis see otsus oli, ega olnud, kui ma lepingu allakirjutamise juures. Aga nii, et see kõik kuidagi läks niimoodi järk-järgult, et see ei olnud kõik niimoodi, et ühel hommikul hoo. Ja, et tõenäoliselt on nii, et need, kes olid kõrvalseisjad, nagu näiteks mina, meil oli küllalt põhjuseid tähistamiseks, aga need, kes olid protsessis sees ja töötasid sees, et nende jaoks oligi see üks pikk samm-sammult edasi liikumise protsess. Sealt edasi läksid sa siis tööle esindama Eestit Taani ja vahepeal oli Eestist saanud Euroopa Liidu liige ja see oli juba hoopis teistsugune töö, esindada Eestit Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmena kahepoolselt teises riigis kui see, mis sa olid varem teinud. Et mille poolest erines nüüd Eesti uues staatuses töö kahepoolses saatkonnas võrreldes varasema? Kõik need eelnevad aastad olid ju kõigile seletamine ja kõikide veenmine, et jah, kui oled juba liige ja see tegelikult algas juba 2003. aastal, kui niinimetatud siis see staatus oli liituva riigi staatus ja siis kaasati meid juba kõikidele kohtumistele ja kõikjale, ainult need liituvad riigid ei saanud veel nagu hääletada ja nii, et aga see oli ka ütlesin vaatleja staatus. Et siis saigi seda õppida ka nagu niimoodi vähemalt kõrvalt vaadates ja kõike seda liikmeks olemist juba ja nagu sisse elada sellesse, et selles mõttes niisugune vahefaas oli ju väga hea ja kasulik ja ka kõikides nendes suurtes debattides kohal olla, sellepärast et siis ju käisid ka juba need Euroopa tuleviku arutelud, kõik siis oli see Euroopa tuleviku konvent, mis siis valmistas ette siis ministrite tasemel juba rahvusvahelist või valitsuste vahelist konverentsi, kus siis pidi tehtama need otsused, et milliseid muudatusi siis Euroopa Liit ise vajab selle suure laienemise juures ja järel. Nii, et juba siis meid kaasati juba siis kõikidesse nendesse aruteludesse. Aga muidugi siis juba täis ja nii palju võib-olla veel, et ka selle täisliikmelisuse eelsel aastal me siis osakonnas uurisime ju ka palju seda teiste riikide kogemust, et kuidas toimiks kõige paremini ka küll see siseriiklik tööjaotus ja koordinatsioon, aga ka see, et millised on nende kogemused, et kuidas olla siis ka täisliikmena võimalikult tõhus, võimalikult asjalik liikmesriik. Kõige eredamad isiklikud mälestused Taanist? Aga enne seda vast see, et mis jäid sealt saatkonna tööst võib-olla kõige eredamalt meelde. 2008. aastal tähistas Eesti oma 90. aastapäeva ja selleks puhuks siis oli valitsus otsustanud,
et 5 riigile tehakse muusikaline kingitus, 5 riigile, kes olid Eestit kõige rohkem toetanud ka niimoodi ajaloo jooksul ja siis Taani oli üks nendest ja siis telliti selleks puhuks Urmas Sisaskilt teliteos. Ja kuna ma ei tea, mul oli juba tegelikult enne Taani minekut mõte, et küll oleks tore, kui saaks nende aastate jooksul korraldada meeskoori kontserdi ja siis langesidki niimoodi soodsalt need kaks asja kokku ja siis saidki seal ka ette valmistatud ja korraldatud RAM-i kontserdid ja koos siis saatkonna vastuvõtuga ja see kontsert oli nii võimas, nii vägev, et selle järel laenetus kestis veel palju aastaid, ikka külalised veel meenutasid, et seda meeskoori kontserti ja selle üle oli hästi hea meel. Aga ja ütleme poliitikatööst üks teema ju, mida Ilves nendel aastatel presidendina ka üles tõstis, oli see Euroopa ühise ajaloo teema, et ei ole 2 ajalugu, et on Lääne-Euroopa ajalugu, see on Ida-Euroopa ajalugu ja just nagu need ei oleks ka peaaegu et nagu ühise kaaluga või. Ja kuna meil ajakirjandusega töös oli tekkinud ka väga head kontaktid, olid tekkinud Politiikeniga sealhulgas ja siis nende ajakirjanik Vibeke Sperling korraldasime tema sõidu Eestist, tegi Ilvesega hästi pika intervjuu, Politiken kattis seda ulatuslikult oma lehes ja siis koostöös just selle Politikeni ajalehega ja Taani välispoliitika seltsiga korraldasime konverentsi sellest ühtsest ajaloost ja kommunismi kuritegudest. Ja selle üle oli hea meel, sest rahvast tuli palju ja see kõik olid väga head esinejad ja kõlapinda sai see näiteks. Aga kui nüüd niimoodi päris isiklikuks minna, siis mul oli ülimalt hea meel, et ma sattusin Taani sellel aastal, kui oli ühes muuseumis suur Taani maalikunstniku Wilhelm Hammershøi näitus ja sellist elamust maali vaatamisest nagu sellel, ma olin neid reprosid enne näinud, aga jah, et niimoodi vahetult maali ees seitus, see on tõesti ainukordne minu elus, niisugust elamust saada ja see oli võimas. Sa oled hiljem peale Taanist tagasitulekut töötanud ka siseauditi osakonna peadirektorina 2011 kuni 2018 ja veel ka personaliosakonnas, et selles mõttes on sinu tegevus Välisministeeriumis tõesti märkimisväärne, sest on vähe neid, kes oleksid nii palju panustanud nii välispoliitikasse sisuliselt kui ka organisatsiooni ülesehitamisse. Et vaadates nüüd tagasi siseauditi osakonna tööle, siis mida sa ise pead nagu sellel ajal kõige tähelepanuväärsemaks, millele te kõige rohkem tähelepanu pöörasite? Ja siseaudit ehk siis välisministeeriumide puhul neid enamasti nimetatakse seda inspektsioonideks, oligi siseaudit, kaldkriipsi inspektsioonid. Siis välisministeeriumide puhul see põhitähelepanu on ikkagi just see oma saatkondadel või välisesindustel, mis on ju mööda ilma laiali. Ja kuna ju siis ka juhtkonna tähelepanu nendel aastatel oli just järjest rohkem tegevuse fookuse hoidmisel, et saatkondade sisuline töö ei hajuks ka laiali, et ta vastaks siis jah, nendele eesmärkidele, mis siis esindusele on seatud ja siis eesmärkide järjestusele. Ja see oligi siis see töö, mida sai ka siis saatkondi inspekteerimas käies siis just ka nagu vaadatud ja kaalutud, et kas need on siis vastavuses. Ja ma arvan, et see saigi kaasa aidatud sellises omas rollis sellele suuremale
eesmärgipärasusele, fokusseeritusele. Aga ja üks, mis oli mul endal kuidagi nagu südame peal, oli see, et just selle tõttu, geograafilise vahemaa tõttu, ja aastate jooksul ikkagi kuidagi oli nagu valitsenud selline psühholoogiline tunnetus umbes nii, et meie siin, no vastavalt siis kas peamajas, meie siin peamajas ja nemad seal esindustes või siis esinduste poolt vaadatuna meie siin esindustes ja nemad seal peamajas. Et siis võt seda ma väga loodan, et oma tegevusega võib-olla õnnestus seda vahemaad ka kitsamaks ajada ja tekitada rohkem seda ühise meeskonna tunnetust, et ka need eesmärgid saatkondadele siis seatakse, et need ei oleks niimoodi, kas saatkonna väljamaad või peamaja seatud, need on ühiselt seatud, need on meie kõigi ühine tegevus, me oleme kõik üks ühine meeskond, ükskõik kus me ka füüsiliselt parasjagu ei paikneks. Ja mitte, et meie ja nemad, vaid et meie kõik ühiselt. Meie jutuajamine hakkab kahjuks lõpule jõudma ja viimase küsimusena ma sooviksin sult küsida. Me siin rääkisime, et me lihtsalt ei räägi täna ainult nendest sündmustest, mis on olnud minevikust, vaid meil on võimalus anda sõnum edasi ka tulevikku. Mida sina soovitaksid noortele diplomaatidele, kes täna alustavad või kes juba töötavad Välisministeeriumis või missuguse sõnumi sa edastaksid nendele diplomaatidele, kes edaspidi kunagi Välisministeeriumisse Eestis tööle tulevad? Mida sina oma kogemusest soovitaksid neile? No mina sooviksin ikka kirge ja pühendumust ja sest ega kõik muud asjad on ja ikkagi õpitavad. Ja ma tänan sind väga, Meelike, selle äärmiselt sisuka ja huvitava jutuajamise eest, nende heade soovide eest ja sulle soovime samamoodi kirge ja et õnnestuksid kõik sinu ettevõtmised, ükskõik kui tagasihoidlikud või kui julged nad ka ei oleks, et elu sind alati üllataks kõige positiivsemalt. Aitäh, Jana, sulle kõigi nende koos töötatud aastate eest, väga-väga ilus aeg. Aitäh.